hantlite surumine istudes pea kohale. Nüüd algasendis on jällegi meil hantlid toodud reitele ja üritame nad aidata siis turvaliselt õlgade kohale. Stabiilsus, veendume, et tallad on kindlalt tugevalt maas, meie kehatüvi on nüüd erilise tähtsusega, veendume, et see on pingestatud ja hoiab selga neutraalsena. Rindker ees, samamoodi õlad jälle lükatud alla kõrvadest eemale. Jällegi, kuna hantlitega surumisega on tegu, siis veendume, et meie küünarliigesranne oleksid ilusti joondatud õla kohale, nüüd siis käed paralleelsed. Kui me nüüd toome hantlid alla, me võiksime saada oma küünarliigesed õlajoonest veidi allapoole, äärmisel juhul õla kõrgusele, nii nagu meie õlaliiges antud juhul lubab, kes on individuaalne. Surume üles tagasi. Veendume, et nii-öelda liigutuse vältel käsivarred säilitavad paralleelse asendi. Ühtlasi veendume ka selles, et küünarliiges jääks kehajoonest veidi ettepoole. See tagab õlaliigesele loomulikuma liikumissuuna. Korrad siin lükata ja lõpetuseks stabiilsuse koha pealt rääkides, miks on kehatüve stabiilsus oluline, on siis see, et me tahame vältida ülesirutust lülisambas. Kui kõhulihased on pinges, siis see aitab meil tagada neutraalse selja asendi ja seetõttu vältida ka võimalikke vigastusi. Harjutuse lõppedes toome ta rahulikult hantlid reitele tagasi ja olemas.